Ja siinkohal jätkan sedasama ekskurssi, mida ma alustasin tunnikene tagasi oma elutoas. Kolisin ümber siia põllu peale ja nagu näha riietusest. Valisin parima riietuse sünkroonis just praegu nüüd keskpäeval oleva temperatuuriga. Hispaanias on Hispaania ja päike läks korraks pilve taha ja läks oluliselt jahedamaks. Nüüd on ainult mingisugune 26-7 kraadi. Jätkame siit kohast, kus ma lõpetasin. Kui sai puudutatud seda globaalset kontseptsiooni, mis on loodud 20. sajandi kahtlematult kõige suuremast sündmusest, milleks oli Teine maailmasõda, jõudnud tõdemuseni, et praegu käib kolmas maailmasõda juba üle aasta. Täpselt samamoodi võib tõmmata selle lineaari aastasse 2014 ehk siis 9 aasta taha, aga jääme siis selle dateeringu juurde. 24. veebruar 2022 hakkab kolmas maailmasõda. Ja nüüd, kui ta on veerenud peaaegu 1,5 aastat, need positsioonid ja see staatus, mis on tillukesel Eestil, et vaataks need ka veel kiiresti üle. Olgugi, et see diskursus nii-öelda või agenda, kuidas iganes seda nimetada, mida ma oman, on ühemõtteline ja ta on üles ehitunud sellele lihtsale tõsiasjale, et selle heitluse võidab Venemaa koos oma liitlastega, keda lisandub muideks üha juurde, mitte ei vähene. Lähema nädala jooksul on tõenäoliselt oodata uut selgemapiirilist formuleeringut suure ja võimsa NATO liikmesriigi Türgi suunalt, sest nädala pärast toimuvad seal presidendivalimised, kuid juba eos on teada, et seal ei ole vahet, kas valimised võidab suht karismaatiline Erdogan või temaga konkureeriv veel seni tundmatu nimi maailma liidrite nimistus. On teada, et poliitiline agenda on neil mõlemil üks. Nad orienteeruvad Venemaale, elik Musta mere regioonis ei toimu mingisuguseid erilisi muutusi. Tänase päeva seisuga kontrollib Musta mere akvatooriumi Vene Föderatsioon ja see on väga oluline aspekt, sellepärast, et selle võibki nüüd sinna jätta, sinna paika. Ja nüüd lineaar üle selle terve suure regiooni teise mere kaldale, Läänemere kaldale, kus tegurite asetus on ääretult põnev. Ja see ongi juba otse Eesti rannikule ehk otse Eestisse. Sa ju näed seda, sõber. Sa mõtled selle peale. See on võimas male, gambiit, kus on väga palju võimalikke variante selle võimaliku kombinisatsiooni lahendumiseks. Milliseks see kujuneb? Me täna ei tea.
täpselt, on ainult 2 versiooni. Kas see toimub veriselt või väga veriselt. Nagu näha, on ainult halvad ja veel halvemad lahendused. Aga et tegelikult seda pilti, kompositsiooni, ma räägin ju lahti nagu tegelikult mingisugust tihedat figuraalset maali, mille keegi on maalinud ja ma proovin seda kujustada vaatajale, kellele võib-olla kõik detailid ei jõua kohale, olulised detailid, mida see kunstnik on soovinud kujustada. Millegipärast tuli silme, et keskaegne kunstnik Boch, kes mina nimetan Bochist, kes väga omapäraseid maale lõi saladuslikke, kus oli väga palju krüpteeritud infot ja mida Einar Laigna on alati väga armastanud lahti rääkida, dekrüpteerida seda, mida see omaaegne meister kujustas sellest figuraalsusest. Täpselt sama on praegu selle pildi lahti rääkimisega ja eelkõige pildi sellest osast, kuhu ulatab meie väike Eestikene. Teisest osast ma libistasin just äsja üle, jätame selle nüüd sinna paika. Väljapääs meredele on klassikaliselt läbi aegade olnud ülioluline. Nii sõjalise, julgeoleku kui kaubanduslikel eesmärkidel väljapääs meredele. Terve meie põlvkond, kes me oleme 60-aastased ja ka nooremad, on lõpmatuseni kuulnud seda, kuidas Peeter I raius akna Euroopasse, avas Vene impeeriumile, jah, sellel ajal ta juba oli impeeriumi mõõtudes, avas tee Läänemerele, see oli ülivajalik. See on ülivajalik ka tänapäeval, see on kontroll või jagatud kontroll üle mingisuguse strateegilise tähtsusega akvatooriumi, sest meie pisikene Läänemeri on ju otseühendus kõigi teiste muude meredega ehk kaubateed ja sõjanduslik julgeoleku aspektist vaadatuna. Sa ei pea vist otsima üles kaarti, et visata pilk kaardile ja näha seda lihtsat kujundit, kus kohas asetseb Eesti territooriumist linnulennul ainult mingisugune suurusjärgus 500 kilomeetrit. Suurusjärk, no tõesti ei oska seda täpselt peast dateerida. 500 kilomeetri kaugusel asetseb endine Königsbergi, nüüd sai juba 80 aastat Kaliningradi nime kandev platsdarm, poolsaar Läänemeres, mis on täpselt sama oluline kui mitte olulisem kui Sevastopoli sõjasadam Musta mere akvatooriumis. Ja see asetseb nagu punkt ja ülioluline punkt Läänemeres, kust läheb siis nüüd maismaa piir läbi Leedu, Läti, ma pean just praegu rannikut silmas, no täpselt samamoodi maismaapiir läbi Leedu, Läti, Eesti kuni Narva jõeni ja sealt edasi on juba Venemaa ja seal on Venemaa kroonijuveel Sankt Peterburg. Ja see vahepealne territoorium, 3 Balti riiki, mille teisel suunal asetseb Venemaa liitlane Valgevene, ma ütleks isegi mitte liitlane, ma ütleks, et nende omavahelist liitu võib käsitada umbes sama tihedana nagu Saaremaa on seotud Mandri-Eestiga. See on ju kõigile arusaadav.
2 riiki, mille vahel praktiliselt piire ei ole ja ei eksisteeri ka tolle, mitte midagi, absoluutselt. Nii nagu Euroopa Liiduski sees on ilma piirideta üleminek ühest riigist teise. See on siis nüüd selle regiooni idasuunal ja siis muidugi loomulikult ulatab teispoole Kaliningradi seda sõjasadamat ja seda maakitsust, mis on 180 kilomeetri ulatuses seotud siis nüüd autostraadi ja raudteetrassiga, mis suundub Valgevenesse. 180 kilomeetrit, seda kutsutaksegi siis selle Suwałki koridoriks. 180 kilomeetrit on sõjalistrateegiliselt ääretult väike maa, ääretult väike. Meile ta tundub võib-olla tõesti, et nagu Tallinnast Tartusse just sama vahemaa, aga see ongi ääretult väike. Ja selle sulgemine, sõjalise operatsiooni tulemine lõikab selgelt ja ühemõtteliselt ära terve Baltikumi, mis räägib iseendast kõik. Ja nüüd, kui on esimene kuu möödunud Soome liitumisest NATOga, kus toimub meeletu militariseerimine, tohutute väekoondiste toomine sisse rahulikku vaiksesse turvalisse Soome, kellel on maapiir peaaegu 1400 kilomeetrit Vene Föderatsiooniga. Selle militariseerimine. Pluss meie Nursipalu sündmused ja kõik selle, millel mina isiklikult ei pööra suurt tähelepanu. Ma vaatan seda globaalses plaanis, sellepärast et see sumisemine ja kõik see segadus ja lahkmeel, mis kahtlematult on ju täiesti õigustatud, ei mängi mingisugust rolli. Nad teevad selle ära nii ehk naa. Nii ehk naa teevad ära. Kas nihutatakse seda Nursipalu sõjapolügooni, mitte see sõna sõjapolügoon on spekulatiivne. See ei ole mitte sõjapolügoon, kui see maa on eraldatud sihtotstarbeliselt polügooniks, siis tegelikult tähistab see suure sõjaväebaasi rajamist Nursipalu territooriumile. Täpselt samamoodi ei tea me täpselt, millises aktiivsusastmes toimub sõjaväebaaside täitmine siis vastavalt sõjatehnikaga, raske sõjatehnikaga, eelkõige laskemoonaga muidugi, Tapa regioonis, Ämari, need on suletud territooriumid ja informatsiooni jagatakse täpselt nii palju elanikkonnale, kui seda NATO strateegid kuskil kohas, ükskõik on see Rammstein või Pentagon, otsustatakse. See on täiesti tavaline nii-öelda rahva mõõdukas rahustamine ja samas harjutamine tõsiasjadega, et teie territoorium, rahvusriik või ükskõik mis nimega seda võib nimetada, rahvusriigi nimi on küll tegelikult nagu kadunukese mõnitamine, aga tinglikult, kus lihtsalt seda informatsiooni paisatakse selekteerituna nii palju, kui see on vajalik. Tegelikult raetakse sõjaväebaase suuri ja globaalstrateegiliselt on Eesti valmistumas saamaks sõjatallermaaks. Strateegiat on NATO ülemjuhatuse ja ideoloogide poolt väga osavalt, võiks isegi öelda ääretult intellektuaalselt läbi viidud. Nad on tõesti, seal on piisav ajutrust ja sellise IQ-ga, kollektiivse IQ-ga rahvale nagu Eesti rahvas oleks võimalik maha müüa ka oluliselt primitiivsemat diskursust NATO kaitsest ja nii edasi, sellepärast et rahvas on nii primitiivne
enamik on nii vähe mõtlev seltskond, et nad näevad ainult ühte asja. Nad näevad seda, mis on nende nina ees. Kaugemale ei olda võimelised tõstma pilku ja saamaks aru, mis toimub tegelikult. Ja seal ei ole vahet, kas seda infot vahendab kõigi poolt armastatud Reformierakonna valitsus, Keskerakond, sotsiaaldemokraadid, EKRE ja siis nüüd need uustulnukad, täiesti süüdimatu seltskond, keda võib näha ka valitsuskabinetis, kelle nimesi ma ei hakka nimetama. Vahet ei ole. Nendel ei ole põhjust mitte mingisugust tähelepanu pöörata, vaid tähelepanu on põhjust pöörata sellele, kuidas mina kõigi nende manöövrite raames jään püsima. Kas ma olen võimeline seda rahulikult tolereerima ja valmistuma selleks protsessiks, mida ma karakteerisin just mõni aeg tagasi, mis saab olema verine või väga verine. Kas sa suudad seda aktsepteerida? Siis on hea, järelikult on sul piisavalt palju usku, et see protsess, mis on loomulik, selle nimi on sõda, see on inimteadvusele omane, Jumal laseb sellele sündida, mis on käinud põlvest põlve, sajandist sajandisse, aastatuhandest aastatuhandesse. See on olemise loomulik protsess. Kui sa kõige selle protsessi raames tunned valmidust jääda kõigi nende protsessi keskmes toimuvate sündmustega silmitsi, siis oled sa vapper inimene. Kui sul seda ei ole, siis tuleb lahkuda sealt territooriumilt, sest see kaos, mis on peaaegu vallandamas, ei jõua kõigisse regioonidesse Euraasia mandril. Ja kolmas variant on see, et kui see on möödas, siis sellest päevast ja sellest hetkest saadik, kui see on seal lõppenud, läheb elu edasi. Ainult ei ole enam seda harjumuspärast riigivõimu struktuuri, tervikuna on see kadunud koos kõigega, oma juriidilise staatuse, konstitutsiooni, kõigi õigustega. Ja nagu ikka, nendel üleminekuperioodidel toimuvad kohutavad sündmused, mida kõige paremini karakteeritakse alati, kus metsa raiutakse, seal laaste lendab. Vot sedasi, sõber, selline oli minu võidupüha peale üles ehitatud mõttemoodul nüüd juba käimas oleva 3. maailmasõja raames. Lõpetuseks ütlen selle, et see võit üle selle heitluse on Jumalast lubatud. Ma ei öelnud temast produtseeritud, aga Jumalast lubatud. Ja need jõud, kes selle võidavad, on valguse jõud. Valgus võidab üle pimeduse. Tõenäoliselt muutub planeet oluliselt hõredamaks, sellepärast, et nii nagu hea aednik võtab kätte aega-ajalt, harvendab oma aeda ja see on tema suveräänne otsus, millised taimed ta jätab ja millised ta kõrvaldab. Head päeva sulle!